Kiitus olgu issand. Ilma Jeesuseta me ei jõua mitte kuskile. Meil on vaja Jeesust, meie päästjat ja lunastajat. Teist ust ei ole. Tema on see, kes meile annab. Meil siin oli paast. Pärast, kui ma kokku lugesin, palju ma vett jõin, siis ma jõin päevas 1 liitri. Ja siis praktiliselt kuivaast kuivatasin enda sees mingi eluka välja igal juhul, kõik mürgid ja asjad. Nii et jalad hakkasid ka surisema. Praegu enam ei surise tänu Jeesusele. Ja püha vaim oli väga kohal. Nii et isegi ühel päeval see palvetades siis meie armas vend kukkus ka pikali maha seal. Ja issand määras meile ka ilusa majakese, kus me saime olla. Ja hästi kallis majak oli 13 € nägu. Et tänu olgu issandale, tema hoolitseb meie eest. Nii, ja me kuulasime seal nii Rick Saineri raamatuid ja kui Riis Aaversi raamatuid ja pani Jumala vaim meid kuulama ja mõtlema ja me hakkasime aru saama, et kuidagi aru saame, me kuskil veel jõudnud. Et siin on pikk tee. Ja ma toon mõned asjad, mis oli, et ja see ongi see, et me võime arvata ennast igal pool seisvat, siin on vaja käed üles tõsta. Ja ma siin loen need mõtted, mis ma siin kirja panin. Et sina aga, inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisugusi asja teevad ja teed ise seda sama. Vaata, selline inimene ei tohi kohut mõista, kes ise seda samad teeb. Kas sa arvad, et sa pääsed Jumala kohtu otsusest? Et ütled teisele, et ära mõista kohut, kuid ise mõistad kohut. Et Riis Aaversi raamatus oli see väga hästi välja toodud, et püha vaim ütles talle, et keegi ei tohi anda juhatust teisele või kohut mõista, kui ta ise pole oma südames seda sama situatsiooni võitnud. Sa pead südames selle ära võitma. Siis, kui sa oled selles mingisuguses situatsioonis võitud midagi, kuradi ära võitnud, siis andakse ka vägi sulle rääkida ja teise üle kohut mõista. Seepärast, et sa oled ise sellest situatsioonist välja tulnud, sa võid isegi juhtnööri anda, kuidas sellest supist välja tulla. Ja teisi saab juhtida see, kes on oma südames vastavas alas olukorras oma südames kuradi ja maailma ära võitnud. Vaata, meie südames on vaja, meil on vaja kurat ära võita ja teemonid. Süda on kambriline. Kui inimese süda on pimeduses, siis ta juhib teise samuti auku, sest pime juhib pimedat auku. Ja kui ta ise on, kes enese arvab väga seisvat ja hakkab juhtima kedagi, siis on auku minek. Võime rääkida väga ilusa ja hingeliku jutluse pühast vaimust, olles oma elu pühale vaimule alistamata jätnud. Väga ilusa kõne võib teha 3 ainsusest ja nii, et kõik särab, et küll ta rääkis hästi. Aga tegelikult on inimene alistamata jätnud püha vaimule ennast. Ja mis puudutas Riisi, see kohtumine püha vaimuga, siis ma sain aru, et kui pikk tee on veel minna, et kui püha vaim isikuna tuleb, ta tuleb isikuna, tahab tulla. Muidugi alguses elustatakse meie vaim. See on püha, see vaim teeb neid koostööd püha vaimuga. Ja isikuna tuleb, siis ta raputab meie südames igat erinevat ala ja viib meid olukordadesse, kus meie mina peab murduma. Meil hakkavad olukorrad tulema. Püha vaim annab konkreetsed käsud. Ta on käsuandja. Nõuab alistumist ja selle viljad on kuulekuses. Praeguse aja püha vaimu kohta, kui kuuled jutlusi, väga paljud käivad jutlused, kõlavad, kõditavad, hingelist hellitust ja paitamist, kes sallib veel sinu vana loomust, et siuke püha vaim on ja enesekestsust. Tegelikult on aga püha vaim meie vana loomuse suretaja. Tema tuleb, siis hakkab risti alla kõndimine. Ta on suretaja. Meil patukoore, meie hakkab aru saama, et me oleme üle astunud igast asjast. Ja ta ei tee mingit koostööd meie oma minaga.
Riisile ütles, ma ei tule su juurde, ma ei tee koostööd sinu minaga. Sa ära mõtle ka, et nüüd sa oled suur evangelist ja mina elan ka, me koos nüüd lööme käed ja hakkame tegema. Ei, mitte mingil juhul, see on vale arusaam asjadest. Ta ei tee koostööd. Ta ütles Riisile, et kui mina tulen, siis ma ei tee sinuga, minaga mingit koostööst. Templis pole koht ja 2 valitsejat. Sina pead kahanema. Seal ei ole, kuskil kuningriigis ei ole 2 valitsejat. Näe, Eestimaal on 2 kuningat. Ei ole. On üks ainukene kuningas südame troonil. Ainult üks saab olla kuningas. Ja sa ise pead sealt olema kadunud eest. Ja see ei ole lihtne. Ja sina kahaned. Ja kui me oma elust ja minast oma suuga loobume Jeesuse kasuks, siis me ei ole enam enda omad. Ja me muutume automaatselt kellegi teise omaks, kes on püha vaim. Tema tuleb meie ellu, meie enda suu kaudu välja öeldud sõna kaudu. Me ütleme, et tule meie ellu, vaata, võta meid üle. Ta tuleb meie ellu, ta ei tule meie minaga koos tegema, koostööd. Ta tuleb meie vana loomust ristile viima. Näitab meie üleastumise ja muudab meie südant. Ta on kannatlik, aga ta on väga konkreetne. Ja ta tuleb oma suu. Meil on muidugi võimalus ka. Meil on muidugi vaba tahega loobuda ja salata. Ei sooviks kellegile sellist taganemist, sest need viljad, taganejate viljad on koletise viljad. See on meitsik, mis sa kuuled, kui keegi on ära taganenud. Need viljad on absoluutselt mitte söödavad, need on jubedad. Keegi ei taha. Seepärast, et kui kurat tuleb, siis ta tuleb templit rüvetama. Ta toob seal 7 hullemat, sinust saab elu hullem, täielik elukas. Seda ei taha mitte kellelegi. Ja ta tuleb meid valmistama abistamistöödeks, puhastab meid iga südamesopi, et Jeesuse tulekul ei jääks me häbisse. Me ei tohi häbisse jääda. Ja et meil ei oleks ühtegi kortsu ega plekki. Seepärast, et kui tema tuleb, siis kõik on avalik. Kõik su mõtted, mida sa kuskil oled mõtlenud. Ja kui praegu mõelda oma mõtteid, ära parem mõtle. Kui sa hakkad mõtlema, siis võib-olla kurat tuleb, paneb sulle kohe mingid head mõtted sulle. Siis on kõik alasti. Iga su mõte on alasti, kõik su motiivid on, kõik on teada. Jumalaga käimine ei ole mingi heaolu tunne ja leppimine kõigega, vaid Jumalaga käimine on tema hääle kuulamine ja teha selle järgi, mis sulle öeldakse häälega. Jumala häälega, kui püha vaim tuleb, hakkab sulle häälega ütlema kirja kaudu, ta teeb elavaks, sest lammas kuuleb. Mida sulle öeldakse, sulle näidatakse ka veel peal selle. Su südame pimedaid soppe ja poja veri puhastab need alad, kui me alistume. Näitab neid soppe ja me peame alistuma. Riisi südames oli alasi, mis võeti ette. Uhkus, erinevaid laadi, tal oli erinevaid uhkuse vorme. Need võeti kõik situatsioonide kaupa ette. Mees alandati täielikult ära. Auahnus, kõik erinevad alad südames. Tema Jumal oli kõht. Ta ei saanud ilma söögita kuskil olla. Paastuga tuli elukas tal välja. Jumal käskis tal paastuda. Mammona proov oli väga raske tal, sest see oli tal ja ka Jumalaks. Lisaks uhkuse vaim, et kaabuga peab käima. Pani püha vaim käima, tal ütles, et nüüd kaabu peast ära pane, et käid vastupidi ilma kaabuta. Seal oli häbiks, kui kaabu peas oli. Veel alandas püha vaim teda kodutu tasemele. Ta pidi omale habeme kasvatama ja käima kaltsudes. No. On keegi? Ta viib, see on tõesti Jumal, kes tegelikult ta viib sind, seepärast, et tal oli üle olev nende kodutute peale. Tõmmatakse maha see koht sul, üle olev oled seal. Meil peab olema armastust nende vastu. Käsk oli, et ta peab vait olema ka veel sellel ajal, kui ta käis nagu kaltsringi suure pika nääriva naabamega. No, ja see oli käsk olla vait. Püha vaim ütles, et sa oled vait
ja olema, et väga raske kogemus oli, sest inimesed küsisid igasuguseid küsimusi ja ta sees põles, et vastata ja ennast õigustada, et umbes, et kuid ta pidi olema vait, sest see oli käsk. Ta alistus sellele. Kõik kalasi meie südames pööratakse tagurpidi, muld kobestatakse. Iga südame olukord tehti selgeks kogemuste läbi olukorrad, mis ette tulid, said tema meeleparanduse tunnistuseks. Kui loed neid tunnistusi, see meeleparandus tuli niimoodi taha, seda tunnistust loed, siis näed, vaat see on õige. Loed kohe, et see mees pandi sellest olukorra ja seal oli alati tulemus ja sära. Millest lugedes löön endale ja kui lugesin, löön endale vastu rindu ja ütlen, et ole mulle patusele armuline Jeesus alast. Ja armastuse proov oli selline, et riis pidi armastama kõige suuremat joodikut ja kõige suuremat kaltsakat, kellest keegi lugu ei pidanud terves linnas. Ta hüüdis, et ma ei suuda seda meest armastada. Aga sellest hüüjust sai ta väe. Pead aus olema. Armastada seda meest niimoodi, et püha vaim andis talle käsu palvetada ta usku ka veel. Et sellel oli vili, ta palvetas selle kõige suurema ketseri usku. Vili tuli välja. Ja peale selle pidi ta maksma kurja inimese võlgasi kinni. Keda ütles, et selle mehega tead, see tuleb põrgus saata. Jumal ütles, et maksad tal võla kinni ja maksis ta võla kinni ja see mees sai ka päästetud. Et nendel asjadel, mis issand temaga tegi, neil igal pool oli taga tunnistus, et see viis kellegi päästele. Ja püha vaim ta palvetas nii kaua, kui püha vaim ütles stopp, nii kaua palvetas kellegi eest. Ja ütles, et palve läks läbi, kuigi olukord oli sellel mehel sama. See usus pidi tulema, et nüüd on öeldi stopp, nüüd on asi käes ja mingi aja pärast sai see mees pääste. Et kahelda midagi ei tohi. Armastust tuleb taodelda. Meil on ka kirjas taodelge armastust. Me peame taotlema. Ja ta annab armastust armastada kõik neid inimesi, keda ei saa kunagi tahaks armastada. Ta ei tohtinud enam elada endale. Iga südamesopp sai patust oma minast ja oma õigusest puhastatud. See oma õigus, see on üks jama asi. Ja sai temast auline asja. Kõik ta südamesoppides oli kurat ära võidetud ja maailm temast sai sõnakuulelik ja võidetud. Kurat oli ära võidetud seal südamesoppidest ja kogu maailm oli ära võidetud. Siis temast sai sõnakuulelik mees, kes nägi, mis talle näidati ja kuulis, mis talle öeldi ja ta tegi, mis kästi. Seda meest hakati juhtima. Nendel oli alati head viljad. Ta rääkis püha vaimuga kuuldava häälega ja ta oli tema sulane. Ta isegi istus seal hääle kuulamise eest. Hullu maia keegi pani häälte kuulamise eest. Aga siis saati üks pastor, kes oli seal kohtunik, ütles, et mida te seletate, ta kuulab püha vaimu häält. Oli üks kristlane, see kohtunik ja tõstis ta sealt välja. Sai vangist välja või sealt. Tema kohal paistis sära nagu Moosese puhul. Ta säras, kui ta käis ringi. Sellest tohutu asja läbi. Maailma inimesed austasid teda. Tema kohta öeldi, et vaadake, see mees on tänapäeva ristija Johannes. Tal oli vaid üks vaenlane ja see oli kurat oma teemonitega. Tal ei olnud teisi vaesuses, sest vili oli niivõrd hea. Mul meenub siin Eevalt Tiimas. Tõesti, sära ja ligiolu oli niimoodi, läksid ta ligiolu juba patu tundmine. Et teed on kõvasti minna. Jumal sai muuta maailma läbi tema, sest ta oli südames maailma ära võitnud. Märkimisväär oli söögi isu, õgarluse vaimuga võitlemine. Püha vaim käskis tal üks päev paastuda. Nii kui ta ütles, sa pead paastuma üks päev. Ärkas elukas ta sees ellu. Ta hakkas kohe bravuurisema seal, mis asja, ma ei saa süüa või nii ja naa ja kohe ja siis ta tundis enda sees, et keegi on sees, kes tõstis oma pead. Söögisu õgarluse vaim. Sai kohe. Ja tead, mis juhtus selle, võt see ongi, vaata. Loeme seda kirja kohta, alistuge Jumalale, pange vastu kuradile. Ja püha vaim ütles talle, paastud üks päev.
ja käskis tal 3 tundi käed üleval hoida. 3 tundi. Kaua jõuad, tõesti mina vajan küll abi, siis keegi peab hoidma. No kui sa loed seda, siis vaatad, et see on ju minna. Hoida, nagu on kirjutatud, alistuge Jumalale, seiske vastu kurali, siis põgeneb tema juures. Ta tegi, mis kästi ja lahkus kohe õgarluse vaim, ta ei tulnud mitte mingisugust isu enam selle ja kurjus lahkus ära. Nii et ühesõnaga seisiski lihtsalt käed üleval ja sai sellest õgarluse vaimust võitu. Elukust. Meie puhul on sama, kui Jeesus püha vaimu läbi manitseb meid jutluste, sõna, psalmidega, siis võib meie sees tõusta mäss. Meil on samamoodi. Kui meie sees elab mingisugune elukas, jutluste kaudu Jumala vaim puudutab, siis võib sees tõusta mäss. Näiteks räägitakse, et õgarluse vaim, et nende Jumal on kõht. Siis keegi, kes on õgarluse vaimu, ma ei saa seda kuulata. Siis ongi seal, keegi tõstab mässu. Või näiteks, kui räägitakse kantslist näiteks, et Jumala riiki ei päri vargad ega joodikud ega liiderdajad, siis keegi ütleb, ma ei pääsegi. Siis ta ju halvalikustas elukas, et ta on seal kohal, ilusti elab sees. Me saime ta kätte, siis tuleb ta lihtsalt risti alla sokutada ja vaim välja jääda. Seepärast, et see tähendab seda, et kuri vaime inimesest tõstis pead ja patt avalikustati, sest tuli Jumal, kes saabus ja aeg, mil paljastati südames olevad pimedad nurgad ja sopid, nõnda, et ka vargad ei päri ega joodikud, kui sees tõuseb mäss ja räägib minust, siis see ongi koht, kus on oma patt üles tunnistada ja risti alla maha panna ja elukas välja jääda. Ja armu paluda nii, et enam seda pattu ei kordaks. Selle jaoks on meil vaja ka armu paluda. Kõik on see armust, Jumala armust. Jeesus suri meie pattude eest, et me elaksime õigusele, Jeesusele, ainus õigus on Jeesus, olles ise surnud pattudele. Me peame olema surnud nendele pattudele. Patt on elukas, kes vajab elavat, vanat loomust. Seal saab ta pesitseda. Kui meie vana mina on surnud, siis teemaid ei saa sinuga midagi teha. Nad surnutega ei saa midagi teha, neil on vaja elavat. Riisil tehti pärast veel selle igasugune emotsioon, niisugune hingelik võeti ära. Ta tehti nagu ränikiviks, nagu inglitel. Emotsionaalne, hingelik vana loomus oli surnud ja uue loomusega, mis kasvab. Päev-päevalt Jeesuse sarnaseks sai kasvujõu, paastumise, sõna kuulamise, nõtruse, rahu, rõõmu läbi. Aga see protsess kestis tal aastaid, sest olukord oli hästi palju tal. Aga kuid iga patuga tegeldi eraldi, ei ole niimoodi, anna andeks mu patud kõik. Tal võeti eraldi see asi üles, pandi situatsiooni ja ta pidi ütlema, et see on jama. Ta pidi tunnistama, et see asi on jama. Ja tal anti võit patu üle. Paljastati olukord ja anti võit patu üle. Alistumise kaudu väga kiiresti toimus see. Hommikul näiteks oli olukord, mis Jumalale viis, näitas talle tema olukorda, kas või uhkuse olukorda. Õhtuks oli juba lõpetatud see patt. Nii kähku käib tegelikult asjad. Ei ole siin niimoodi, et ühe andsid patuga 5 aastat tegeletakse. Seal oli niimoodi, et Jumal tuli, ilmutas sulle patu ära, viis sind situatsiooni, tegid mis kästi ja said vabaks. Poeg tuli ja tegi vabaks. Ja siis ta tunnistas seda ja siis ta sai pöörduda sellest. Meil on täna saadaval ülestõusmise vägi. Ülestõusmise vägi ongi see, millega me saame. Ja kurat on nii ütlemas mõnele, vaata, ära tee seda, vaata, mida püha vaim sinuga teeb, parem ela maailmas, vaata ringi ja sinu päralt on kõik ja sa oled ise enda peremees. Ja see on nõiduslik vale. Tegelikult see asi võib hirmutada, et Jumal võtab su asja ette. Ta viib selle lõpuni, mida on alustanud. Vana loomuse risti löömise. Ta on alustanud seda, ta tahab selle lõpuni viia, et see lõpuks see elukas, see iseloom, nagu me rääkisime. See iseloom saaks surma oma suurte künnistega ja hammastega. Ja sest kes oma elu kaotab,
see leiab selle, vaat nii on hoopis asi. Kui sa kaotad oma elu, oma mina, oma asja, siis hoopis leiad, see on hoopis parem elu issandaga. Meie oma mina ja elu on määratud surema. Alles siis saab sündima uus loodu ja uus hing, mis on allutatud pühale vaimule. See on allutatud. Ta elab tema soovituste ja käskude järgi. See on nii hea, et seda kogedes on üleloomulik rahu ja puudub hirm, argus, kartus, mis on armastuse puudus. See on nagu lange, kui 1000 su kõrval 10 000 su paremat poolt, sinu külge see ei puutu. Ja ülestõudmise vägi on see, mis aitab meid päästa. Iseenda käest meid päästetakse. Meid päästetakse meie endi käes. Me oleme iseenda käes lõksus. Iseenda käes seal. See on see lõks seal. Kuskilt ei ole vaja kaugelt lõksu otsida. Me ise enda sees on lõksud. Kokkuvõttes pean ma tunnistama, et ma olen teeline ja ma pole valmis tehtud. Mul on küllaga kohti, mis vajavad lihvimist. Ei tunnista, et ma olen valmis. Mul on olemas kohti. See raamatut loen, me ei saanud täitsa lõpuni lugeda. Põhimõtteliselt oleks võinud A4 kirjutada. Kui püha vaim käskis olla riisil põlvili 3 tundi, käskis Jumala vaim tal põlvili olla. 1 tund lugeda põlvili piiblit, siis hakkas mul juba häbi. Põlvili proovi lugeda, kaua me saame olla. Tund aega põlvili ja siis 2 tundi oodata põlvili issandat. Vaat, kuidas allutati. Siis pean raputama omale tuhka pähe, siis mul on veel pikk tee. Mul on lootus, et issand tõmbab mind välja tulevasest vihast ja teeb mind valmis Kristuse päevaks. Sest kohus algab ju Jumala kojast. Ja käes ongi aeg, kus kohus algab Jumala kojast. Esmast meist. See ongi, meie oleme Jumala koda. Et see on nagu sõna ütleb, sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast. Aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda evangeeliumi, Jumala evangeeliumi, ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu ja patune. Õige pääseb vaevu. Miks ta vaevu pääseb? Seepärast, et ta ei taha järelikult alistada ennast Jumalale. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, mõned kannatavad Jumala tahtmise järgi, nagu ka tema oli märtliks ja kutsutud. Usaldagu oma hinged head tehes tema ustava looja hoolde. 1. Peetruse 4, 17-19. Me vaatasime ka seal, kuulasime Rick Soinerit. Rick Soinerile näidati lõikuses, et Jumal tõstab ülesse kohtumõistjad, jutlustajad. Ja õnnis on see mees, kes lubab selles maailmas enda üle kohut mõista. Neil ei tule minna taevasse kohtus aru andma. Me peame tegelikult ütlema, lausa kasulik on teha palve, et palun mõista minu südame üle kohut siin maa peal, sest taevas ollakse alasti nagu kogu oma pattude ja mõtetega. See kohtumõistmine on nii, et Jumal, kui sa selle palve teed, siis viiaksegi sind olukordasse, kus näidatakse, millest sa pead loobuma. See on ainult hea, seepärast, et igast asjast, mida lahti saad, tuleb rõõm südamesse ja veel taevas, veel inglid ka veel rõõmustavad selle üle. Kohe käib pidu, läheb lahti. Et väga tasub see kohus siin kätte saada, seepärast, et siis on meil julgus seal taevas. Medu on häbi. Kogu taevas näeb ja milline häbi. Ja see, kuulasime seda Rick Soineri seda viimast otsingut. Seal oli taevas hämaras nurgas üks abielupaar. See ka puudutas niimoodi, et see oli kuulus pastor, väga kuulus Ameerika pastor. Ta nime ei maininud seal, ei ole tähtis, aga see olukord, keda Rick tundis, kes oli ta lemmikabel ja ta arvas, et nad on ülipühad. See Rick Soiner arvas, et see on ülipüha pastor. Kuuldes nende tunnistust ei uskunud oma silmiga kuuldud, kui nad ütlesid, et nad mängisid armastatuid koguduse ees, kuid südames olid teineteist, ei armastanud naine ja mees. Pastor ütles, et ma manipuleerisin oma naissel ja ta tegi kõike, mis talle öeldi,
Koguduses pani ta ennast järgima, mitte Jeesust, ja kadetses kõiki ega ei usaldanud mitte kedagi teisi pastoreid ega mitte kedagi. Hirm täitis ta südame, et äkki paljastub ta vale motiiv. Ta ütles, et koguduses näitasid nad kui armastav abielupaar, aga südames vihkasid üksteist. Tema jõudis aga läbi tule taeva äärde, kuna ta hüüdis Jeesust, et see andestaks. Teda löödi haigusega ja ta suri ennem, kui oleks ta kahju teinud tervele kogudusele. Seepärast, et Jumal sai selle koguduse kuidagi jälle üles upitada, seepärast, et see oli valede peale ehitatud. Ja seal taevas ta rääkis kõik oma patud varjamatult, nii et Rikki lausa imestas, kuidas tal on julgust ennast nii maha teha ja nii alandada. Vaata, see on nii paljas seal kõik, kogu su motiiv. Ja seal oli veel, mis ta rääkis. Nad olid kohutavad inimesed. Ja kogu Ameerika teadis neid kui ülipühasi. Vaadake, et meid ära lollitada siin. Et see ülipühadus on niisugune asi, mis asi võib panna suure küsimärgi. Meil on Jumala ees, kui meie patud ja patustamised, mustad mõtted on valguse käes ja paljustatud juba siin tigeda riigis, me elame kuradi riigis. Uhkus ei taha alanduda ega saa ka väge. Alandlikud saavad armu, mis on vägi ja jõud igasugusest patust loobumiseks. Et selles mõttes on, kui ma seda kirjutasin, siis panin korraks selle YouTube'i käima, vaata, ja Olevist see jutlust tuli seal. Kirjutasin lihtsalt, et jõudsin niimoodi, et patust loobumise ja samad sõnad rääkis Kersti Vellent just samal ajal, kui mina kirjutasin. Siis ma tean seda, et Jumala vaim tahab seda rääkida kogudusel. See on praegu inimesed, Jumal tahab tuua, põhimõtteliselt rist ongi ju patu tunnistamine ja sellest loobumine. Risti põhimõte on see, et tule tunnista oma jama ülesse, tunnista inimeste ees, et sa ei oleks häbi. Ja sa saad sellest lahti. Kuningas Jeesus, loo mulle puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Las issanda vaim täidab meid ja puhastab meid ja täna on päästepäev. Mina olin endine joodik ja liiderdaja, varasjaid ja kes veel, kõige paham inimene maa peal. Aga näe, Jumal tegi ja tegeleb lõpuni ära. Ja ka siin on inimene, kes tahab ära anda oma elu Jumalale ära anda. Siis Jumal võtab vastu igasuguses olukorras, puha, kus vangis sa istunud oled. See ei huvita, seepärast, et kui sa tunnistad, et ma olen seda teinud, Jumal, ja rahu. Ja siis Jumal viskab need patud minema plaksti. Ta viskab neid minema usu, sellepärast, et issand on selline, et kes oma patud tunnistab, on ta ustav ja õige ja annab andeks iga patu ja puhastab kogu ülekohtust. Ja tema teeb puhtaks. Ta teeb puhtaks, meil on näiteid, tohutult miljon, triljon näidet, mis Jeesus on inimestega teinud. Inimesed, kes on üdini kurjad, on saanud üle üdini heaks. Ja saab. Ja lihtsalt on kõige targem alandus tähendab seda, et issand, sina tead. Kõik, käitud üles. Sina tead, siin ma olen. Piisab ühest pisarast, kui patu kahetsemisest ja Jumal ütleb sulle, andestatud. See kõik asi peab jõudma risti alla. Ja Jeesusega on hea. Ja ta otsib praegu astjad siin, astjad igal poolt, kes oleks aulised asjad, kes oma reputatsiooni, oma mina kuskil üles ei pane ja oma kuulutusi igal pool ei kuuluta. Näe, siin on Margus räägib, suur Margus räägib. Ta otsib seda, kes on alandlik ja siis tema juhib ise inimesi juhib sinna kohale. Tema on see, kes on. Meie peame surema, et tema saaks elada. Meie vana mina. Ja, väga õige. Tänu Jeesus. Ja me kiidame ülistame, issand Jeesus sind, et tänase kõne eest ja me täname, issand, et meil on ka laud kaetud. Ja issand Jeesus, et me tõesti võime seda ristitööd nii pühaks pidada, et sina ja sa teed meie sees tööd ja me saame igasugustest asjadest meil parandada ja et see vaimu antud ühtsuks kasvaks
Ja me taotleme armastust. Me taotleme armastust. Ilma armastuseta ei saa mitte midagi. See on tühine kuljus. Meil on armastust vaja. Meil on armastust vaja. Ja tõesti, issand Jeesus, me vajame armastust. Me vajame armastust. Ja, rahu. Issand parandab kõik haavad. Tänu Jeesus. Nii, isa, me kiidame, ülistame. Loo meile tõesti püha süda ja uuendame sees kindel vaim. Aamen. Nii, lähme vere osadusse. Kas kellelgi on tunnistus?